Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, löö akned puhtaks säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikormaga. Kui koorma otsas istutad, õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Hommista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Põim Kama, Aivar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Jaak Jurisson laulis meile veskimehest, saadame selle teile tervitusena. Ja eriliselt tervitame siis Kristen Michalit kui peaministri kandidaati. Michal on ennast pigem küll võrrelnud Forrest Gumpi kui veskimehega, aga kui vaadata ootusi, mida ühiskond on tema poole suunanud, siis võib küll arvata, et meie valitsuselt oodatakse tõelist imet. Kindlustada julgeolekut, osta laskemoona, parandada majandust ja rahandust, vähendada kulutusi, hoolitseda selle eest, et riigi kulutused oleksid väiksemad ja nii edasi ja nii edasi. Ühes asjas võib küll päris kindel olla, kõike seda ei jõua, kõigeks selleks aega ei ole, aga hea, kui seda ka katsetatakse. Nojah, eesmärk peabki olema suur, eks ole, ja kui vaadata vähemalt valitsuse statistikat, siis lahkuv valitsus ise väidab, et 75% peaaegu seatud eesmärkidest suutsid nad selle võimuloleku aasta ja natuke enam aga ära teha. Ma ei ole tõepoolest süvenenud ja kontrollinud, kas see vastab tõele, aga 75% päris hea tulemus. Ja selles osas on huvitav, et kui vaadata koalitsioonilepingut, mis ka nüüd jääb kehtima, mis sõlmiti peale 2023. aasta valimisi, siis kellel huvi on, saab minna siis sinna kodulehele, kus see koalitsioonileping üleval on ja leiab sealt ka kalkulaatori, et kuidas tegevuskava täitmine edeneb kõigi ministeeriumite lõikes, et millised eesmärgid on täidetud, millised töös ja mille saavutamine siis hilineb. Aga tõsi, et eile saime endale uue koalitsiooni, uue valitsuse, seal on ka väikesed muudatused, on tõstetud ringi portfelle, vahetatud jõupositsioone ja vastutusalasid ja kuidas see suur pilt tundub, et ma just võtsin lahti selle vastutusvaldkondade jaotuse, tundub, et ikkagi põhiline valitsemisvastutuse raskus jääb Reformierakonna õlule ja siis natukene sealt kõrvalt ka Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid saavad kaasa aidata Eesti 200-le, siis jääb Riigikogu esimehe, haridus- ja teadusministri, justiits- ja digiministri, mis on nüüd uus positsioon, välisministri ja siis erinevate komisjonide juhtide kohad ja sotsiaaldemokraatidele siseminister, regionaalministri,
taristuministri, mis on siis uus amet, terviseministri ja samuti 3 komisjoni esimesed kohad. No siin on ju oluline vaadata seda, et mida siis Reformierakond tahab enda käes hoida, tahab kindlasti enda käes hoida selliseid võtmeteemasid, mis on Reformierakonnale olnud olulised läbi aegade, aga mis siis selle viimase Kaja Kallase valitsuse ajal on hakanud ära pudenema, ehk nii nagu mõni ajakirjanik on võrrelnud, et vundament mureneb, et need olulised asjad nagu korras rahandus, majanduskasv, ettevõtete toetamine, majandusteemade eest ja ettevõtjate eest kõnelemine, et need on jäänud tahaplaanile. Igaüks, kes neid paari viimast aastat meelde tuletab, siis paneb selgelt seda tähele, et alati, kui tuletati jälle meelde, et aga kuidas siis majanduse eest seismise jääb ja mida on tehtud majanduskasvuks, mida on tehtud ettevõtjate huvides, et siis olid vastused väga ebamäärased, et see tendents, mis Reformierakonnaga sündis, et sellisest idee või kodanike riigi valitsusest, nii nagu Siim Kallas seda kunagi siis presenteeris, ja ettevõtjatele suunatud majandusest, erakonnast, muutus see selliseks rahvaparteiks, hästi suureks, mis võimul püsimiseks peab kogu aeg siis hoolitsema selle eest ka kõik väiksemad ühiskonnagrupid oleksid kaetud ja nende soovid oleksid arvestatud, aga see kahtlemata siis hägustab seda tervet eesmärki. Praegu paistab, et Kristen Michal vähemalt üritab, kas seda korda läheb, seda me saame öelda siin mitme aasta pärast, üritab tuua Reformierakonda selle lätete juurde tagasi. Nojah, maksutõusud on koalitsioonileppesse väga selgelt sisse kirjutatud, Põim on neid ka pidevalt arvutanud ja kindlasti räägib meile nendest arvutustest, aga selles koalitsioonileppes leiab ka muidugi selliseid lauseid, mis ei tähenda mitte midagi või õigemini, mis võimaldavad kõike. Ma tsiteerin, kaitsekulude puhul on selline lause, et kaitsekulusid suurendatakse või suunatakse mitte kaitsevõime kasvuks ainult, vaid ka muude sõjast tulenevate negatiivsete sotsiaalmajanduslike mõjudega toime tulemiseks. No mida see tähendab? See ei tähenda ju mitte midagi, see lause. No aga vaataks siis korra sisse, et mida see tähendab, kui te lubate. Et võtsin et kuigi kõik numbrid ja nii koalitsioonileping ise, sellega kaasas käivad kalkulatsioonid ja see, mida asjaosalised on avalikult välja öelnud, on kõik väga värske, siis püüdsin natukene arvutada. Et üks on ju see retoorika, mida räägitakse ja teine on see, et mis on see sisu ja mida need sõnad tegelikult tähendavad. Ja 2 asja, millest siis on palju räägitud on, et meid ootavad ees kõigi aegade suurimad kärped, mis saavad olema väga valusad ja selle kõrval siis seda, et julgeolekuvajaduste katmiseks on vaja tõsta makse ja uue maksuna või uue sellise maksumoodustisena siis tekib julgeolekumaks. Aga vaatasin numbritele sisse ja võtame kärpe poole esimesena, et kulude kontrolli alla saamiseks on siis ministeeriumitel justkui kohustus nüüd kärpida 10% 3 aasta jooksul, mis hajutatakse aastate lõikes ära ja mis kokku siis tähendaks kokkuhoidu 3 aasta peale 667 miljonit eurot. Torkan siia vahele, et koalitsioonileppes on kirjas, et kärpe alla ei lähe õpetajate, päästjate, politseinike ja tegevväelaste palgad. Just, see välistus on tehtud, jutt on siis ministeeriumite majandamis- ja tööjõukuludest. Aga kui me nüüd võtame selle 667 miljonit, proovime seda millegagi võrrelda, et see suurusjärk nagu arusaadavaks muutuks, siis üks võimalik võrdlus on see, et see 3 aasta vältel tähendab igal aastal ühte sellist väikest negatiivset lisaeelarvet, nagu meil tänavu oli, pluss siis 100 miljonit täiendavat kokkuhoidu. Aga võib-olla veel ilmekam võrdlus on see, et vaevalt 6 aega tagasi siis leiti, et eelmise aasta riigieelarvest jäi kasutamata raha 750 miljonit eurot. Ehk siis palju suurem summa kui järgmise 3 aasta kärped. Aga tulude poole pealt
maksumuudatused tulevad ulatuslikud ja siis meil on avalikult selgitatud, et see on siis kasvavate julgeolekuvajaduste katteks ja et pigem ikkagi sellest koalitsioonist kõneletakse kui kokkuhoiu optimeerimise ja jätkusuutlikkuse koalitsioonist. Aga maksumuudatused. Plaanis on siis tõsta 2% üksikisiku tulumaksu, kehtestada 2% täiendavat tulumaksu siis ettevõtete tuludele ja käibemaksu, mis sel aastal juba 2% kasvas, kergitada veel 2%, lisaks kehtestada automaksu ja tõsta siis aktsiise 5%. Püüdsin ka arvutada, et mis need protsendid rahast tähendavad ja pilt on umbes selline, et tänavu juba kehtima hakanud käibemaksu tõus toob riigieelarvesse siis 240–250 miljonit eurot aastast. 3 siis täiendavast maksutõusust koosnev julgeolekumaks tooks suureneva sammuga 3 aasta jooksul riigieelarvesse 2,66 miljardit eurot ja automaksuga loodab valitsus koguda 200 miljonit eurot aastas. Ehk siis see tähendab, et uus valitsus kavatseb järgmise 3 aasta jooksul koguda iga aasta kohta 1,3 miljardit eurot uut maksuraha lisaks olemasolevale. Ja see kalkulatsioon praegu aktsiisitõuse ei hõlma, sest et neid numbreid mul ei olnud. Et kui me paneme asjad võrdlusesse, siis kärped 3 aasta peale hajutatult oleks keskmiselt 222 miljonit eurot iga aasta kohta ja kulupool suureneks igal aastal hajutatult siis 1,1 miljardi euro võrra. Ehk et tegelikult me kokkuhoiust ei räägi, vaid ikkagi väga suure sammuga kasvavatest kuludest, mida finantseeritakse maksutõusudega ja mis tegelikult ei lähe sugugi mitte kõik riigikaitsesse, vaid hakkavad siis tervikuna katma kõiki avaliku sektori suurenevaid kulusid. No just, ja mis on iseenesest ju tore, et koalitsioonilepingus on eraldi peatükk riigireform ja bürokraatia vähendamine, see on väga tore, seal on 14 punkti, seal on sees ka selline väljend nagu personaalne riik koalitsioonileppes, mis on ühe korra selles leppes olemas, aga mis on Eesti 200 loosungi teatavasti. Aga tõepoolest vähendada reguleerimist ja kehtestada reegel, et iga uue ettevõtte halduskoormus tähendab seda, et mõni senine halduskoormust suurendav samm jäetakse ära, palju jõudu selle tegemisel, ja riigi efektiivsemaks muutmisel vaadata üle avaliku sektori ülesanded ja kaotada dubleerivad tegevused, palju jõudu selleks, miks seda siiamaani tehtud ei ole, ma ei tea, aga riigireform iseenesest on ju väga vana algatus, äkki see nüüd astub mõne sammu edasi, sest see algatus, mis 2019 meieni jõudis, oli ju suurepärane mõte. Ega me nüüd ei saa sellelt valitsuselt, mis pole isegi ametisse astunud, veel oodata nüüd kõike ja võib-olla ta ka ei vastuta. Jaa, aga koalitsioonilepe on ikkagi nii-öelda lubaduste kogum. Jaa, me oleme just nimelt nende koalitsioonileppe ja siis lisaprotokoll, see umbes nagu selline Molotov-Ribbentropi pakti lisaprotokoll, mis on siis koalitsioonile tehtud, et sotside juht Läänemets ütles, ei, et see ei ole koalitsioonileping, et see on seal lisaprotokollis. No ühesõnaga, ükskõik kuidas me seda kõike ei nimeta, me oleme hästi palju rääkinud sellest ju varasemate koalitsioonilepingute sõlmimise puhul, kuidas on üks mittedokument, mis ei ole kuskil olemas, mida ei ole siis seadustes kirjas, mis ei ole kuidagi juriidiliselt defineeritav, kuidas üks mittedokument defineerib tegelikult Eesti Vabariigi siis suunad ja valitsuse tegevuse mitmeks aastaks ette, kas siis terveks valitsusperioodiks või siis mingisuguseks osaks sellest. Et see kummaline olukord siiamaani jätkub ja selle üle arutasid siis ju toona, kui me seda teemat tõstatasime Kaja Kallase valitsuse alguse ajal, arutasid ka mitmed väga olulised riigiteadlased, kes jõudsid ka sinna maale, et tegelikult meil ongi tegemist, meil on nagu mitte dokumendiga, mitte paberiga, mis ei kohusta mitte kedagi milleski, et see on nagu hea tava, et niimoodi tehakse, aga teisest küljest, kuna ta ei ole dokument, siis kui sellest minnakse kõrvale ja midagi
läheb teistmoodi, siis me ei saa kellelgi võtta tegelikult nööbist kinni ja öelda, et kuulge, aga te seal mitte dokumendis lubasite, et jah, et lubasime, no aga mehed-naised ei tulnud niimoodi välja, et see on nagu üks selline probleem selliste asjadega, siis mõtlen, et kui me vaatame neid maksude reguleerimist, siis maksude tõstmist, mis siis tähendab siis käibemaksu tõstmist, üksikisikute tulumaksustamise tõstmist ja sellele lisaks veel siis 2% ettevõtete kasumi maksustamist alates 1. jaanuarist 2006, siis selle ettevõtete kasumi maksustamisega tekkisid seal minu jaoks tekkis terve suur hulk probleeme, et mitmed suurettevõtjad ja suurärimehed on öelnud selgelt, et me oleme valmis rohkem andma, et küsige ja nendega peaks olema päris korras. Aga kui me nüüd vaatame seda, mis toimub siis keskmiste ja väikese suurusega ettevõtetega Eestis, siis meil on meil on nüüd selline regulatsioon, mis annab sellise ettevõtte vormi nagu mikroettevõte, on sellised pisikesed OÜ-d, kus on 1-2 inimest, mõnikord maksavad dividendi, mõnikord ei maksa, mõnikord lihtsalt selleks, et saada, võtta sealt endale palka välja ja nendega on käitutud erinevatel aegadel erinevalt. Kõigepealt Eesti Vabariik siis 10 aastat tagasi ütles, et jess, et väike ettevõtlus on kõigile vajalik, me toetame nii edasi. Siis tekkis esimene laine sellest, kuidas hakati rääkima OÜ-tamisest ja siis nagu tuli välja, et see väikse mikroettevõtte omamine on väga halb asi, Maksuamet saatis mingisugust inimesi spordiklubide juurde vaatama, et kas OÜ-sse registreeritud autoga see firma juhuslikult ei käi keset päeva kuskil nagu sporti tegemas ja rauda tõstmas, et sellest tuleks nagu vahele võtta. Siis see jama jäi järele ja siis umbes pool aastat tagasi algas uus laine, mis siis otsustas, et tuleb need väikeettevõtted nagu vahele võtta ja vaadata, et kas nad ikka korralikult maksavad, sellest juba kirjutati, üsna palju räägiti, et jah, et kõigile täie rauaga ja nüüd, kui me vaatame siis seda maksustamist, siis minu küsimus nagu ongi see, et kus kohast seda, kui öeldakse, et 2% ettevõtete kasumi maksustamine alates 1. jaanuarist 26, kus kohas seda kasumit maksustatakse, et kasum on meil ju teadagi, mis asi, eks ole, kui võib-olla iga inimene sellega kokku ei puutu, aga see on raamatupidamiskohusluse aruandeperioodi tulude ja kulude vahe. Ja need siis moodustab kokku kalendriaasta või siis majandusaasta lõpus ja kui on laekumisi rohkem kui kulusid, siis on kasum, kui on laekumisi vähem kui kulusid, siis on kahjum. Nüüd ma ei saa aru, kus kohas seda hakatakse nagu arvestama, kuhu see siis tuleb. Ettevõte teeb teenuseid, toodab tooteid, sellest esitab arveid, saab raha laekub, siis tuleb tavaliselt, meil on siis majandusaasta aruanne esitatakse 1. juuliks, eks ole, jah. Kui algab 1. jaanuarist 2026, siis võiks arvata, et juba 1. juuliks esitatud majandusaasta aruannete pealt võiks hakata riik siis seda oma 2% maksu kasumi pealt nõudma, aga kui ei ole, aga kui kasum on otsustatud suunata siis ettevõtte arendamisse sisse, nagu meil ettevõtte tulumaksu praegu tehakse, see on minu jaoks väga segane lugu ja see puudutab tohutult palju inimesi, kes tegelevad Eestis väikeettevõtlusega. See ongi segane lugu ja ega ei ole ka kuulnud, et valitsus oleks seda praegu väga selgitanud, et tõesti siiamaani on Eestis ettevõtete tulu maksustatud või kasumit maksustatud siis, kui see dividendina välja võetakse, et siis selle dividendi tulu pealt. Aga et kuidas see mudel rakendub ja kuidas see haakub selle ettevõtete halduskoormuse vähendamisega, millest Ainer sina enne rääkisid, et see praegu jääb segaseks, nagu ka ei ole kusagil olnud neid summasid, et mida siis selle muudatusega kavandatakse koguda, et üldises potis on nad planeeritud, aga et jah, ootame siis nagu täiendavaid selgitusi selles osas, aga tulles Priit sinu eelneva remargi juurde, et koalitsioonileping justkui on selline huvitav dokument, et siis võib-olla on raadiokuulajatel oluline, et ta on ka niimoodi etteulatuvalt huvitav ja saab delegeerida kohustusi ka järgmistele valitsustele, et
praegu sellest uuest julgeolekumaksust räägitakse kui ajutisest, mis kehtib 2028. aastani, aga kui vaadata asjale sisse, siis see tegelikult päris nii ilmselt ei ole, et see sõnastus on tegelikult selline, et selle maksu kehtivuse üle hakkab otsustama järgmine valitsus, kes astub ametisse siis peale 2027. aastal toimuvaid Riigikogu valimisi ja nagu siis peaminister, tulevane värske kohe Kristen Michal selle sõnastas, et siis järgmine valitsus disainib edasise maksupoliitika. No ja 2028 ilmselt ei ole maailm selline, et meie vajadused julgeolekut hoida ja tõhustada väheneksid. Kindlasti mitte. Ükskõik kuidas, millal lõpeb sõda Ukrainas Ukraina võiduga, on see enne loodetavasti või mitte, aga julgeoleku olukord maailmas on selline, aga millele ma veel tahan tähelepanu juhtida, on see, et mida väga palju ametisse asuv valitsus räägib, on see, et tuleb suurendada investeeringuid Eestisse ja tuleb rõhuda tööstuse arendamisele. Nüüd maksutõus ja investeeringud ja erinevad maksud ja investeeringud on päris keeruline kokku panna. Ma toon siia ühe näite lõppenud nädalast. Leedukad on kohutavalt uhked ja täiesti õigusega. Saksa suurkorporatsioon, sõjatööstus Rheinmetall sõlmis leedukatega lepingu, et ehitavad Leetu sõjatööstuse, kusjuures selle lepingu üheks osaks on see, et Rheinmetall ja selle loodav sõjatööstus Leetu on 20 aastaks vabastatud maksude maksmisest. Tegemist on nii suure investeeringuga. Aga see on veel... See on üks näide. Jaa, see on näide ja see on veel selline, nagu ütleme, ma ütleks, et leedulased on olnud väga kitsid, sest et kui me vaatame samal ajal seda, kuidas see sama palju kirutud Ungari meelitab siis Hiina investeeringud, mingisuguse hiiglasliku Hiina akutehase, mille nad on sinna meelitanud, mille maht on või mille siis suurusjärk on $7 miljardit, siis sellest $7 miljardist 10% antakse kickbackina hiinlastele tagasi. Nii et see on täpselt see sama asi, millega näiteks kogu see, miks tulevad siia maailmakuulased režissöörid mingisugust filmi tegema. Sellepärast, et Eesti Vabariik maksab osa nendest filmikuludest neile tagasi. Nad tulevad siia, nad toovad siia raha, aga nad saavad selle kickbacki tagasi. Täpselt samamoodi siis talitatakse ka hiiglaslike tööstusettevõtetega. Nii et selles mõttes, kui Eesti Vabariik tahab nüüd rebida selles jooksus Leedust ette, siis peaks olema nagu ka, mulle vähemasti tundub niimoodi, et siis peaks olema ka selge see, et mitte ainult, et antakse maksusoodustusid, aga võib-olla antakse midagi veel tagasi. Aga siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Põim Kama ja Priit Hõbemägi. Ja jätkame selle lõbusa teemaga siis uue valitsuse plaanidega. Eelarvest me juba rääkisime, aga räägime ka nüüd sellest personaaliast, nendest konkreetsetest nimedest, uutest ja vanadest ja ka uutest vanadest või vanadest uutest, kes on sellesse Kristen Michali kokku pandud valitsusse siis kokku kutsutud. Jah, kõige tähtsam ametipost selles valitsuses on kindlasti rahandusministri ametipost, ma arvan, et tähtsam kui peaministri ametipost, ja Jürgen Ligi, kes on siis olnud rahandusminister varem 2 korda, jah? Ühe korra, nüüd on teist korda. On olnud välisminister, kaitseminister ja haridus- ja teadusminister. Nii et 5. korda ministrametis. Jah, Jürgen Ligi on nii tuntud poliitika, aga tal on ka väga lai põld, mida künda, nii et see on kindlasti nimi, mis valitsuse liikmete hulgast vaieldamatult paistab silma, sellepärast, et temalt toodatakse otseselt või kaudsemalt väga suuri ja olulisi samme, et riigi majandus korda saada. Mikk Salu, Postimehe analüütik, kirjutab Jürgen Ligi kohta niimoodi, et keegi Jürgen Ligi rahandusministrina ilmestab kõige otsesemalt seda tüüpi tõlgendusi, et vana ja hea Reformierakond tuleb tagasi. Ligi on
Ligil on eri ministrikohtadelt palju kogemusi, sõnades võib ta olla vahel väga järsk, aga sisult tegelikult üsna vaoshoitud poliitikat ajav inimene. Ka varasematel ministriaegadel pole Ligi olnud revolutsionäär, ei ole läinud ministeeriumitesse paugutama, vaid asju korras hoidnud, ajanud üsna ametniku keskset poliitikat ja tõepoolest Jürgen Ligi maine on selline nagu kaheosaline, üks on see, kuidas ta suhtleb sotsiaalmeedias avalikkusega ja ütleme nii, et ta on seda sorti inimene, kes võib täiesti juhuslikult mingisse suvalisse Mart Juure poolt postitatud toidupildi alusesse kommentaariumi sisse kukkuda ja põrutada seal midagi ja siis jälle sealt ära minna. Ta ilmub siis täiesti nagu kummalistes suvalistes diskussioonides korraks välja, teeb paar lasku ja siis kaob jälle sealt minema ja kui keegi hakkab siis temaga seal nii-öelda kobisema, siis võib väga valusalt vastu saada. Aga nagu Miksalu, ja see on üks pool temast, aga nagu Miksalu kirjutab, on ta oma siis ministritöös olnud nii-öelda pigem konservatiivsema ja hoidlikuma poole peal. Ja mulle väga meeldis, kui Mart Juur kusagil kirjutas, et miks raamatud on head ja miks raamatud on paremad kui sotsiaalmeedia, et kui sa raamatut loed, siis sa oled üksi sellega, et ei juhtu nii nagu sotsiaalmeedias, et tuleb Jürgen Ligi ja hakkab asju ütlema ja seejärel tuleb Peeter Espak ja siis nad hakkavad omavahel tülitsema, et raamatuga sa saad meeldivalt kahekesi olla ja midagi halba ei juhtu. Aga võib-olla jah, et me ennem põgusalt puudutasime seda, et Reformierakond, nagu sa ütlesid seal Miksalu artiklis, et seda vana hea kuvandit soovib ilmselt tagasi, mistõttu ka personaalias on näha, et vana on uus. Peaminister Kristen Michal on väga pika poliitilise slepiga, rahandusminister, nagu juba mainisime, eks ole, Jürgen Ligi, kliimaministri kohta hakkab täitma siis Yoko Alender, kellel vist on see esimene ministriamet, kui ma ei eksi. On esimene. Kaitseministrina jätkab Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseministrina jätkab Signe Riisalo, kultuuriministrina jätkab Heidi Purga ja uue kohana siis, mis nüüd on Eesti 200-lt ära küsitud nende läbirääkimiste käigus majandus- ja tööstusminister, milleks saab siis Reformierakonna fraktsiooni noor esimees Erkki Keldo, et tegelikult kui rääkida värskest verest, et siis Erkki Keldo on ja Yoko Alender on nagu ainukesed. Jah, ma just mõtlesin, et kas sa jääd nüüd mõtlema, et kas Yoko kohta öelda, et värske veri või mitte värske veri, aga me paneme ta värske vere hulka. No jah, need on Reformierakonna uued ministrid, Yoko Alender, arhitekt, pikka aega poliitikas olnud Tallinna volikogu liige ja mõnda aega kultuuriministeeriumi nõunik ja Erkki Keldo võib olla tõesti natuke vähem tuntud nimed kui Jürgen Ligi ja Hanno Pevkur, aga siiski on olnud Reformierakonna peasekretär, viinud läbi Reformierakonna valimiskampaaniaid, mis on iseenesest ju väga loominguline ja oluline töö, aga uusi nimesid on ju ka Eesti 200 ministrite hulgas, Liisa Pakosta, justiits- ja digiminister, tema ka esimest korda hoiab ministriportfelli või hakkab hoidma. Liisa Pakosta on olnud soolise võrdõiguslikkuse volinik ja juhtinud ka muinsuskaitset ja olnud lühikest aega minu meelest ka Tallinna abilinnapea, kes vastutas kultuuri ja hariduse eest. Ja muusik- ja pulmavanem ja õhtujuht on sotside üks ministrikandidaat Priit Lomp, taristuministrikandidaat siis. Nojah, pole nendes pulmades käinud. Ei ole käinud, jah. Aga ta on väga palju olnud seotud omavalitsustega. Ja, aga ma vaatan siin, et Liisa Pakosta on ka selline inimene, kes on sotsiaalmeedias üsna aktiivne ja võib-olla Jürgen Ligist erinevalt on Liisa Pakosta valmis minu meelest suvalisel kellaajal väga pikalt seletama väga keerulisi asju inimestele, kellele võib-olla ei hakkaks kohe seletama, aga sellist tungi, et rääkida, kuidas need asjad päriselt on ja detailidesse minna, et sellest temas kahtlemata on, et see, kuidas ta sealt muinsuskaitseametist lahkus, see oli muidugi kahtlemata üks selline, see oli segane ja kurb lugu, tegelikult oleks olnud väga kahju, kui sellise inimese nii-öelda teekond ühiskonna teenimisel olekski kuidagi niimoodi rumalal kombel katki jäänud, selles mõttes mul on täitsa hea meel, et ta sellega tegeleb ja see digiministri temaatika on ka muidugi väga oluline, sellepärast et me ju räägime väga paljudest olulistest
jätkuva digitaalse arengu küsimustest siin, puudutavad need siis kas nagu erinevaid tervishoiuteenuseid, mis tuleks nagu kokku koguda ühel platvormile või puudutab see siis meie hääletamissüsteeme, mis ootavad, et nad võiksid olla kasutatavad ka siis mobiilplatvormidel, et neid asju on ja kahtlemata need vajavad ka inimest, kes on selline särab ja viitsib selgitada asju, mis on keerulised. Ja kokkuvõttes siis 3 valitsuserakonnast ainsana ei ole ministri positsioone kinnitanud Sotsiaaldemokraatlik erakond. Neil on 3 kohta, siseminister, regionaalminister, õigemini nüüd 4, taristuminister ja terviseminister. Ja kui võib eeldada tõesti, et senised ministrid jätkavad ka uues koosseisus, siis taristuminister on uus koht. Kas selleks saab siis endine Kastre vallavanem Priit Lomp või mõni teine inimene, see selgub homme kell 17.00, siis erakonna juhatus koguneb kinnitama positsioone, nii et siis homme õhtuks saavad ka viimased valitsuse liikmed selgeks. Jah, ütleme siia juurde, et Priit Lomp ja Lauri Läänemets, kes on siis sotside juht, on mõlemad kinnitanud, et Lauri Läänemets on teinud ettepaneku Priit Lombile asuda sellele kohale ja Priit Lomp on öelnud, et kui ta kinnitatakse, siis ta asub sellele kohale, nii et ma arvan, et sealt üllatus ei tule, aga mine tea. Aga kas pole tähelepanuväärne, et just nimelt, et need, kes puuduvad siis sellest nimestikust, kes ei jätkanud, et siis majandusminister Tiit Riisalo ja rahandusminister Mart Võrklaev, et mõlemad olid nimed, kes suurema või väiksema sagedusega sattusid siis avalikkusele ja ka ajakirjandusele hambu. Mart Võrklaev väga kiiresti tõusis siis oma nobedas karjääris Eesti kõige vihetumaks ministriks, andes ka tihtipeale täiesti vastuolulisi selgitusi erinevatele tegevustele. Meenutame kas või siis neid täiesti naeruväärseid juhtumeid automaksuga, kus kord see oli mõeldud üheks otstarbeks, kord see oli see raha kogumiseks, kord oli see mõeldud siis riigieelarve tasakaalustamiseks, kord oli see mõeldud keskkonna kaitsmiseks, aga lõpuks teadsid kõik, kes asja vastu huvi tundsid, et tegelikult oli vaja lihtsalt 280 miljonit, puuduolevat 280 miljonit kuidagi ükskõik kuidas kokku kaapida ja just sealt oleks seda õnnestunud teha. Jah, ja automaksu seaduseelnõu ei ole jõustunud, see on Riigikogus endiselt, ta ei ole isegi suurde saali jõudnud, komisjonid on teinud mõningaid muudatusettepanekuid, kiitnud heaks selle, miks president tagasi lükkas ja nii edasi, nii et automaksuga saame veel näha, kuidas see tegelikult lõppkokkuvõttes välja kukub. Aga sellegipoolest on ka uus koalitsioon lubanud automaksu jõustada peale seda, kui eelnõu on läbinud siis järjekordse remondi. Jah, aga kui ministritest rääkida, siis selles mõttes on võib-olla eelarve mõttes kõige kindlamal positsioonile, kõige paremini kaitstud ja jumal tänatud kaitseminister Hanno Pevkuri juhitud kaitsevaldkond ja siseminister Lauri Läänemetsa juhitud sisejulgeoleku valdkond. Ja ma kordan, jumal tänatud, sest et need valdkonnad on tõesti sellised, ma olen isegi nõus, et rohkem maksta, kui meie julgeolek on tõepoolest tagatud, aga kui see raha läheb ka siis tõepoolest julgeolekusse. Ja selle jaoks meile on lubatud selles mittepaberis koalitsioonilepingus on lubatud seda, et hakatakse tegelema siis kulupõhise eelarvega, et järgmine eelarve tehakse siis juba niimoodi kui ka teistmoodi, ehk seal on siis kulupõhine eelarve kui ka tegevuspõhine eelarve ja pärast seda siis vaadatakse, et kuidas ja kas üldse edasi minna selle neetud tegevuspõhise eelarvega, mida me oleme jõudnud siin kiruda juba ei tea kui palju aastaid, ja see on minu meelest nagu väga, väga positiivne, mulle tundub, et kui Michalil on mingi trikk, mida ta siin on nagu kasutanud ja mis nagu paistab välja tema tegevust ja paistab olevat talle omane, see on suurte keeruliste küsimuste raiumine väiksemateks tükkideks ja nende siis periodiseerimine ajaskaala peale erinevatesse kohtadesse. Näiteks siis see tegevuspõhine eelarve, et kui tavamõistus ütleb, et lõpetame ära ja kõik ühesõnaga ja samal ajal siis need selle pooldajad ütleb, kohe ei saa, nüüd tuleb Michal, ütleb, teeme nii, et nüüd teeme mõlemad korraga nagu ja siis vaatame, kuidas edasi saab. Või siis seesama siis eelarvega seotud küsimused, kus ta jagab need mitme aasta peale, samuti nagu maksude tõusuga, et
siin natukene ja siin natukene ja siin natukene. No muidugi võib vaielda, et kas nagu koeral saba jupikaupa lõikamine on vähem valus või rohkem valus, et äkki oleks nagu parem kui ühe korraga lõigata, aga ma siin ei anna hinnangut, ma lihtsalt tahan nagu näidata, et see paistab olevat Michali üks võte suured asjad väikesteks tükkideks ja paigutada siis nagu erinevale ajaskaalale. Mulle tundub ka, et see suur eesmärk on vähemalt 3 aastaks mingisugune ettenähtavus tekitada, et ka maksuküüru kaotamise edasilükkamine, et sellest plaanist me ei loobu, aga just seesama ajas hajutamine, mis toimub ka kõigi nende maksutõusudega, mida ma ennist kirjeldasin. Aga kui sa ütlesid, eks ole, et Siseministeerium ja Kaitseministeerium tunduvad olevat nii-öelda puhverdatud eelarveliselt, siis üks suur küsimus, mis minu arvates veel on õhus, on õpetajate palgad. Koalitsioonileping näeb ette, et õpetajate palku ei kärbita, siis ka sisejulgeoleku töötajate ja riigikaitsetöötajate palkadega, aga see, kas õpetajatele saab osaks eelmisel aastal kokku lepitud ja lubatud palgatõus, see vist on endiselt lahtine, sest et oodatakse siis riigieelarve strateegia arutelusid ja Rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi ja see otsus vist pannakse neist näitajatest sõltuma, et mida siis majandusprognoos näitab. Ja haridusleppe läbirääkimised on siiamaani pooleli selles mõttes, et ei ole ju tegelikult kokku lepitud, mis on palgaga, õpetajate palgaga seotud, ei ole ju kokku lepitud ka selles samas karjäärimudelis, ehk siis nii-öelda noorem õpetaja, vanem õpetaja, staažikas õpetaja, ei ole kokkuleppele jõutud selleni, et milline siis ikkagi on õpetaja kontakttundide arv nädalas. 21 kontakttundi on välja pakutud, tegelikult paljudes koolides ei ole see võimalik, sest ei ole õpetajaid ja nii edasi. Ja see vastab tõesti tõele ja selles mõttes on hea, et Kristiina Kallas jätkab haridusministrina, kuigi vahepeal spekuleeriti, et ta ei jätka haridusministrina, aga haridusteemal on niivõrd tohutult palju ära teha, palju asju on kuhjunud ja viimane remark selle teema kohta, et ja nähtamatud ministrid nagu Madis Timpson ja Tiit Riisalo on pildilt kadunud ja see võib-olla tähendab ka seda, et Kristen Michal eelistab inimesi, kes on avalikkusele tuntud, kes räägivad oma juttu selgelt ja kelle puhul ei pea küsima, et oot, mis minister see siis nüüd õieti oli. Siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Põim Kama ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd sellest IT-kaosest, mis reedel kogu maailmas oma jõudu näitas. Nimelt juhtus siis nii, et reede öösel tekkis arvutisüsteemides üle terve maailma tõeline kaos, kui lennukompaniid, suurpangad ja ka meediaväljaanded teatasid siis suurtest ja massilistest IT-probleemidest, kellel kukkusid serverid maha, kellel läksid Windowsi arvutile, tekkis ette see kuulus sinine surmaekraan, mis näitab, et arvutil on toss välja läinud, aga see tegelikult ei olnud üldsegi naljakas, seepärast see puudutas 10 miljonit inimesi, kes olid lennujaamades üle maailma, paljude riikide suurtes lennujaamades ei töötanud süsteemid, siin-seal isegi paberi peale kirjutati juba jälle piletid välja, nii nagu vanemad inimesed mäletavad, et kuidas see kunagi toimus, lennuväljades oli kaos, hädaabiteenused olid mõjutatud, arvutisüsteemidesse ei saanud sisse lülitada, Saksamaa haiglates tühistati kõik operatsioonid ja siis tuli välja, et kõige selle põhjuseks oli ühe Microsofti arvutites pesitseva siis tarkvara uuendus, mis pärast üleslaadimist, automaatselt üleslaadimist jooksutas kokku selle Microsofti tarkvara enda ja selleks, et sellest siis nagu lahti saada, selleks oleks tulnud siis arvuti sulgeda, kustutada käsitsi see fail ära ja uuesti arvuti käima panna, ja see ongi võimalik, kui sul on väike ettevõttes 3 arvutit, aga kui seal on 10 või 100 000 arvuteid, nagu hiiglaslikel ülemaailmsetel korporatsioonidel on, siis need asjad nii kiiresti muidugi ei käi. Jah, see IT-kaos tegelikult oli ülemaailmne, Ameerikast Austraaliani. Ehk siis puudutas kõiki, ka Tallinna lennujaamas oli tõrkeid ja tõepoolest see tegelikult näitab seda, et me oleme IT-eluga niivõrd ära harjunud ja igapäevaselt see ju kõik toimib, ehk siis, et kui tekib mingi suurem kaos, siis on see tõeline kaos ja ma hakkasin mõtlema muide
lugedes neid uudiseid sellest IT-katkestusest kogu maailmas, et mis juhtuks, kui ühel päeval ei saaks inimesed näiteks Eestis kasutada pangakaarti, võtta automaadis sularaha välja ja nii edasi. Kogu see probleem kestaks näiteks ühe päeva. Ma arvan, et kaos oleks tohutu, metsik. Ma annan sulle vastuse, et selle küsimusega, mida siis pangasüsteemiga teha, kui toimub täielik kokkulangemine, on Eestis tegeletud väga kõrgel tasemel, see on Riigikantselei tasemel ja et ja väga selgelt aru saades, et sellised igapäevaelu küsimused võivad tekitada tohutult probleeme, tegelevad pangad sellega, et teatud aja jooksul väljastavad automaadid sularaha ka siis, kui reaalajas toimiv online-süsteem on maas. Nii et ma arvan, et päeva või paar on võimalik niimoodi vastu pidada, mis edasi saab, see on juba teine küsimus. Jah, aga ka sularahal on oma piirid ja ma toon siia näiteks aastate taguse Läti pangajooksu, mis tipnes ju sellega, et paari tunni jooksul oli suuremates linnades pangaautomaatidest sularaha lihtsalt otsas ja tegemist oli pühapäevase päevaga, kui inkassaatorid seda ka juurde ei saanud vedada. Nii et tegelikult selliseid asju on selliseid kaoseid on juhtunud ja see Läti pangajooks oli ju puhtalt poliitiline avantüür. Eestis võrreldavad kuigi väikses mõõtskaalas sündmus tegelikult on esinenud, et see oli kas 2018 või 2019 tormijärgne elektrikatkestus, mis siis viis rivist välja mobiilimastid, tanklad, haiglate elektrivarustuse ja veel suure osa muud energiast sõltuvat taristut. Ja pärast seda minu arvates ikkagi hakati päris palju mõtlema selle peale, et mobiilimastide juures peavad olema varugeneraatorid ja tanklates peavad olema varugeneraatorid, et ikkagi elu jääb seisma ja kui haiglal elektrit ei ole, see on ka ikkagi päris halb olukord. See vist andis isegi tõuke, kui ma nüüd väga palju ei eksi, sellise nähtuse nagu elutähtsa teenuse osutajate defineerimisele. Et selgus, et meil on olemas Eestis terve hulk selliseid ettevõtted, mis on elutähtsa teenuse osutajad ja kui need kukuvad maha, siis ei ole midagi teha. Et kui kõik bensiinijaamad jäävad seisma, elektripuudusel nad ei suuda, siis ei saa ka päästeautod ja politseiautod ei saa kuskilt seda kütust, sellepärast et nad sõltuvad sellest samast süsteemist ja siis osa neid bensiinijaamu viidigi üle siis nagu sellisele nagu elutähtsa teenuse osutaja staatusele, siis neil peavad olema generaatorid ja loomulikult ei maksa siis nende, isegi kui keegi teab, et sellised asjad, kus nad on, ühesõnaga ei maksa tegelikult nagu kohe sabasse võtta, sest nagu nii see politsei ja kõik julgeoleku siis ametkonnad ja päästeametid saavad sealt, aga sinna kuuluvad ka üht-teist muud, kusjuures ERR ei ole elutähtsa teenuse osutaja tänase päevani. Ma mäletan, et toona siis ka esimest korda hakkasid tulema elanikkonnale sellised kriisiolukorras toimetuleku õpetussõnad, mis muuhulgas sisaldasid seda, et vaata, et sul on kodus patareidega töötav vanaaegne raadio, sest tegelikult kui mobiililevi, internet ja kõik muu on maas, siis ainukene viis saada kriisiinfot riigi käest on vana hea raadio. Ja nädala joogivevaru. Ja mida tuleb vahetada, et osa inimesi ju siis pärast neid suuri loodusõnnetusi siis hakkasid ka, pean tunnistama, et minagi ostsin mingid kanistrid ja hoidsin garaažis kütust ja siis see on kahtlemata niimoodi, et siis, ega see üle 3 kuu väga seista ei taha, sinna hakkavad tekkima sellised vaikude ühendid sisse, mis võivad mootori ära rikkuda ja ütleme niimoodi, et kas või see kütusevaru hoidmine, kui sa oled nagu eraisikuna hoidmine, see on jube keeruline, et sa pead nagu, ja kui sul on 200-liitrine vaat, mida mul ei olnud, aga kui kellelgi on, eks ole, et kuidas sa siis iga 3 kuu tagant pead seda 200 liitrit ära sõitma ja siis võtma midagi uut, nii et need asjad on keerulised. Aga selle sama raadio, sinu poolt mainitud raadio juurde tagasi tulnud, mul ei ole kodus raadiot, ma pean tunnistama. Aga ma kuulan kogu aeg raadiot. Mina ka, aga autos või siis arvutist. Aga jah, et kui selles mõttes, kui peaks tulema kriis, siis me sinuga oleme ikkagi suures infosulus. Aga üks aspekt... Siis helistage mulle, ma räägime. Me ei saa helistada sulle. Jah, mobiilimast ei tööta, vaata, me ei saa helistada sulle. Aga üks aspekt nende selle globaalse IT-kaose puhul on kindlustuskulud. 1000 ära jäänud lennud,
pangateenused, kõik muud. Et selle kaose hinnasilt, ma arvan, et tuleb veel kokku arvutada ja see kindlasti ei saa väike olema. See ei saa väike olema ja noh, selle viirustõrje programmi uuenduse looja firma, mis on Ameerika Ühendriikides päris tuntud firma, selle aktsia langes eilse päeva jooksul 20% põmdi, nii et need rahalised kahjud on päris korralikud. Õige ka, aga sel nädalal oli üks selline huvitav teade, mis läheb sellesse teemasse sisse, see oli see, et hakatakse katsetama, minu meelest veel ei ole katsetatud sellist asja nagu EE-alarm, mis on siis selline Eesti elanikkonna üldine teavitussüsteem, mis töötab mobiiltelefonide peal ja mis ei ole SMS-i põhine. SMS teatavasti põhineb sellise mobiilisüsteemi mastide omavahelise sidekanali peal, mis on nagu lihtsam, primitiivsem ja ei ole krüpteeritud nagu muud asjad, aga see, nagu mina sellest teatest aru sain, et see EE-alarm on midagi muud, mis võimaldab ka siis, sõbrad, kui teil on telefon välja lülitatud öösel, sinna saate teate, telefon võtab selle teate vastu, võib sisse lülitada heli, võib sisse lülitada valguse ehk selle taskulambi, mis te selle taga on ja mis hakkab blinkima. Ja seal ei olnud seletatud, kuidas see toimib. Ma mõtlesin, et see on midagi täiesti nagu kummalist, et kas tõesti on võimalik, et riigi kasutuses on üks selline süsteem, mis võimaldab saabuda teatel minu telefoni isegi siis, kui see on tõesti välja lülitud ja padi alla pandud ja see hakkab rääksuma ja hakkab tulega pilkuma ja mul hakkas natukene kõhe. Aga ma loodan, et kui seda hakatakse kasutama, et siiski väga... Siis on tõsi taga. Siis peab tõsi taga olema. Ärge jumala pärast tehke selle asjaga nalja. Ja siinkohal lõpetame tänase saate. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.